Eile õhtul lõpetasin Antoniga vestlemise ja küsisin, et mida ta rohkem ootab, kas hommikul kella 8 väljahüüdmist või õhtul kell 16.40, kui läks peale naiste leaderpool. No, sa said hüüda siis üle 8 tunni järjest. Niimoodi mõeldes täitsa ajuhu paika. Täna ütlen vastuseks, et seda viimast. Seda viimast ikkagi ootasin lõpuks päris korralikult, sellepärast, et see on häälepaeltele ja füüsiliselt päris karm nagu katsumus. Tuju ei langenud kordagi, et esimene päev on ikka kõige keerulisem sellepärast ka, et täna oli vaja kogu see esimene info teha, kogu see esimese introductioni selle läbi tutvustus jalutamise, selle siis selgitus anda kõigile ja ka märkimine kõik see, et täna oli see põhjalik, et loodetavasti homme on siis nagu kõik juba tänasest selge. Peast matemaatikas nii tugev ei ole, aga sa tead äkki, kui palju gruppe sa kokku pidid saatma teele või? Miski pärast mul on meeles 28, aga neid võis ka olla rohkem või? Kõigiga vaja läbi rääkida, kuidas peale minna, kus pilti teha? Jah, mina andsin nendele, selgitasin märkimise ära, pildistamine, siis osadega rääksime nimehääldused läbi, nii enda nimed kui kohanimed, sest ma tutvusin ka kus nad pärit. Olin tunnistajaks. Siis nii naljaks, kui see ei ole, kui sul on betoontrepid, mida sa käid iga flightiga 2 korda üles-alla ja neid on ainult 4 astet, siis lõppkokkuvõttes teeb ka päris palju. Ja ma olen see ka, et kui ma nagu mikri otsas olen, siis ma üldjuhul ei seisa ju paigal, mõni võib-olla paneb seda tähele, ma tatsan ringi. Kas või mingi väikest vahet, ma lihtsalt liigun, see on kuidagi automaatne. Oled vaadanud? Jaa, ei samme on ainult 11 623 praegu, et see on nagu suhteliselt vähe. See on nii väike vahemaa, mida sa kogu aeg liigud ja ta võib-olla ei registreeri neid tatsamisi kõik ära. Okei, aga töö käib. Aga töö käib ja... Aga ei, see oli tore päev oli, hästi tore oli neid igasuguseid nimesid hääldada, hästi palju nalja sai, olid inimesed üllatunud, ma sain üllatavalt hästi seal tagaruumis juba hakkama ja... Aga see musa teema, see oli ka sinu hallata või? Ei, see ei olnud minu. Okay. Et see oli teiste. No mõni vaata äkki teab, ma käisin Ukrainas siin filmimas ja seoses sellega tekkis ju hea sõprussuhe selle Ukraina mängiga, tal küll tänane ring ebaõnnestus, aga mida ta naeris oli see, et keegi oli random mingi Ukraina laulu vist valinud Eesti poole pealt, et tema ei olnud kordagi seda. Ei, see kõik ongi... Mingi jõululaul sai hoopis, ja mingi remix ka nii, et igal juhul tervitusi, kes iganes selle välja valis. Aga mis sa siis, kui palju sa sealt esimeselt tiialalt siis said tunnistaja alla visatele, kas sa märkasid mingid trende mängite visates? Kõiki viskeid nägin, selles suhtes ma ikkagi vaatasin kõik visked, mis esimesed tulid, vaatasin ära, mitte ühtegi jätnud vahele. Trende üllatavalt vähe eksiti vasakule. Alguses tuli neid rohkem, kui oli veel tulevaiksem. Aga rohkem hakati eksima, mida aeg edasi hakati eksima just keskele. Et ei jõudnud ketast tagasi, ehk siis üle kompenseerimine. Keskele sa mõtled selle... Sest paremakäelised siis annukasse. Et see oli nagu suurem trend eksimisel, et huvitav oli näha ka, kes nagu kuhu ikkagi ründas või mis nagu stiiliga. Et tegelikult oli ka neid vasakule eksimisi, aga need olid täpselt see gramm kõrgele ja kui ebaõnnestus sellega, et tuul oli parem vasak, siis lihtsalt kandis ära. Aga ei, selles suhtes täitsa nagu üllatav, et tegelikult päris hästi saadi hakkama selle esimesega. Nii, et kõik see uhke väljakuulutamine, see nagu nii verest välja ei löönud. Kusjuures, ütleme nii, et mingil määral ikkagi nagu võib-olla vaatasid, et võib-olla noored ja võib-olla, ma ei tea, seal lihtsalt mõnel inimesel vaatab korra, et äkki lööb verest välja või äkki on nagu suur ja tead, sa oled ikkagi laulukaare all, selline tiiala, selline tegelikult see esimene ja 18. rada, kogu see ala on nüüd massiivne kuidagi, kus sa seal üleval oled. Kujuta ette, kui sa oled esimestel mingi suur võistlustel tegelikult, et see võib nagu tõmmata korra pulsi ülesena. Aga ei, selles suhtes ikkagi väga enesekindlad olid enamus seal. Et mõtlen, ma arvan, pigem olid need eksimused peamiselt just sellest, et see OB ikkagi on mingil määral niisugune hirmutav ja kes läks liiga võib-olla tutsagu tõmbama ja tõmbas võib-olla nina alla või liiga palju annukat. Et ei, see, ma arvan just see, mulle meeldis, ma tahan ära mainida Oskar Tirman.
nii palju kui Dirman oli seal all telgis, tema oli üks nendest heli ja videomeestest, kes siis ekraanile nimed pani ja muusikat lasi. Oskar enamus aja, kui ta kohal oli, ta lehvitas sealt alt kõigile, et ma ütlesin ka, et seal on üks, kes mängib nii-öelda klouni, aga ta võtab teil pinged maha, lehvitage talle vastu, sest ta mängis seda nii üle, aga saad aru, kõigil, ka naistel, meestel, noortel, kõigil kuidagi kohe suunurgad üles. Arusaadav. Ja vähemalt üks inimene, kes nagu pööras nendele tähelepanu ja üritas nii-öelda olla see nii-öelda tugi. Melustel paar sõna, sa said lõpus natuke kaasas ka käia rahva seas Galleris ja? Jah, ma liitusin mingi hetk, kui ma sain ennast inimeseks kasitud ja natukene nii-öelda värskendatud. Ma käisin mingi aeg, mul oligi selline tunne, et ma ei tahtnud, ma ei viitsinud võib-olla tervet ringi käia, et ma jõuan seda diski siin näha kõvasti. Ma vaatasin mingi osa, ma suhtlesin inimestega mõõdukalt, et oma häält säästa, aga jah, melu tegelikult esimese päeva kohta väga mõnusalt rahvast, et mitte ainult isegi see nii-öelda naiste feature card, aga tegelikult sealt esimese tiia all on backstage'is, kus näeb ka läbi selle klaasi nii-öelda mere poole, sest päevasel ajal seda liikumist oli sellise väikse festivali või väikse mingi messi nii-öelda moodi, et tegelikult liiguti seal täiesti igasuguste gruppide läheduses ja eriti, kui siis oli näiteks Silveri ja Alberti grupp, et seal oli nagu veel mõnusalt rohkem. Kas sina oled kuulnud, proovis keegi kokku lugeda seda numbrit pealtvaatajaid nüüd naiste feature cardil või? Ma ei ole siin spekuleerinud eelnevatega, kellega intervjuud olen teinud, aga see oli ikka sadades. Jaa, ei sadades, kindlasti. Et mingid numbrit olen kuulnud, mis siit vist oli nagu läbi käinud erinevate klikkerite ja andmete pealt, aga see oli mingi hetk ja ma ei hakka isegi spekuleerima või välja viskama, aga ei, naiste liitkaardil see number oli, ma arvan, päris ilus. No visuaalselt võttis pisara vaikselt. Ei, no kui sul on üks pikemaid radasid, mis läheb siis mere värava poole vaadates paremal poole, ehk siis läheb nii-öelda allapoole, siis tegelikult kogu see äär oli korralikult täis. 14. Ja siis nii-öelda kohe, kui mindi siis teisele poole ehk linnapoolsele murualale, siis seal oli ka ju niimoodi, et oli nii-öelda selle keskeks tänava ääres oli rahvast ja osad targemad juba läksid teisele poole, et siis seal näha mitut radat järjest. Et sellest jagus igale poole. Ei, see oli vägev. Sa said oma Dropzone'i vendadega ka muljetada vahepeal või? Kusjuures täna ma nägin neid ainult distantsilt vist. Ja mööda minnes, et ma Jako ja Timoga väga täna ei jõudnud. No oligi, enamus ajast oled seal üleval ja sealt ma ikkagi ühele teisele lehvid sinna tantsisin ja vibutasin, et ikkagi ma märkasin, kui sealt keegi... Ei, ma lihtsalt mõtlesin jah, et kas viskasite vahepeal naltsi ka, aga... Meil käis seal chatis niikuinii igal pool kogu aeg mingid vestlud. Ma vahepeal, enamus ajast telefon oli seal backstage'is laua peal ja siis kui ma vahepeal vaatasin, siis ma mõtlesin, et ma ei kujuta ette, millal ma need kõik asjad üle loen seal, vabatahtlike grupid ja kõik muud vestlused. Jah. No ma ei tea, lõpetame selle päeva ikkagi vaadates otsa ühele Eesti rekordile, mis arvatavasti saab varsti ametlikuks, et mees juniorites meie poiss Egert Hütt. No Dropzone'i vendadest rääkides, Timo poiss, ilmselt ta tahaks natuke öelda, 1087 ringi reiting praeguse seisuga. No sellega ütleks ju kõikidele MPO meestele, kuna mängis sama layouti, et tsiteerides Janar Taltsi, lakkuge panni üssid. Nii lihtne see lugu ongi. Aga no ma rääkisin Egertiga ka korra ja rääkisin ka Piiraku Gerdiga, et kõik nagu tabas kukkus, kõik sobis, et need on ägedad päevad, aga no seda enam, et kui sa paned Euroopa meistrivõistlustel nagu sellise paugu nagu kõigile ette, et ma arvan, seal nii mõnigi soomlane ja kes iganes vaatab, et oot, mis poisiga siin tegu on ja kui uuritakse veel vanus ka välja, siis kratsitakse kukalt ja küll. Ja 15, eks ole, jah? Jah, et loodetavasti nüüd sellest ei tule mingit kangestumist või mis iganes, et loodetavasti paneb vähemalt sarnase hooga, ilmselgelt iga ring sa ei pruugi võib-olla 13 panna, aga peaasi, et ei tule mingit tohutut prohmakat või kukkumist, et siis on nagu megane. No mainin ära, oleks ta MPO-s mänginud, oleks ringi reiting veel kõrgem olnud, et midagi 1900 alla juba oleks läinud, et ikka täitsa hull tegu.
selle koha pealt, aga ei, poiss, kes siin ka rääkimas ja tundub väga rahulik, ei ovatsioonidel ei lastud liiga üle võtta, et pigem meie kõik teised oleme vist. No ma kuulsin, et ta ikkagi seal natuke aega peale ringi kellegagi suheldes ikkagi natuke mingi nagu selline hea vibra või siuke surin oli kehas, ütles, et päris täpselt nagu ei saa aru, et noh, mis nagu juhtus nüüd, et selline positiivne jah, mingi säbin oli sees. Okei, ega midagi, jääme homset päeva ootama. Meeste divisionis siis on meil ka oma poiss sees, Albert, teised Eesti mehed natuke allpool. Sa homselt päevalt meeste divisionis ootad. Ühesõnaga meil on siis Rootsi poiss Dennis Augustsson juhtimas, kellest nagu ei teagi väga palju. Jah, ega väga palju ei tea, aga kui kuulsin, mida mees teeb, siis käis ühest vestlust läbi, et väidetavalt on Rootsi meister, et tunnistan ausalt, ega kõiki nagu kõikide riikide meistreid või neid värskemaid uudiseid ei tea. On palju tundmatuid nimesi, kes on tegelikult tuleb välja väga head ja... Just. Aga noh, tonn 6, et poisi nagu reiting juba ja täna siis 1086, et selles suhtes mängumees. Aga ei, seal... No hea meel on näha, et Albert on seal ees otsast, noh Niklas, ma ütleks, ei ole väga tohutu üllatus, et ikkagi on pigem selline hästi stabiilne. Joona on teinud ka nii ja naa, et on vahepeal olnud kehvemaid perioode ja on olnud nagu paremaid, no aga Joona, Mikael, Hüüdjänen järjest nagu kutid seal üleval otsas, kes on teinud üles-alla nagu tulemusi. No jah, ilmselgelt loodaks, et Mauri Hannes, kes sealt veel on, et Henar oli täitsa tubli. Henar väga okei, arvestas seda, mis tal siin viimased nädalad on tegelikult nagu toimunud, et tundub, et vaikselt hakkab nii-öelda elu sisse saama. Ja noh, naistes ikkagi Kristin tegi lõpuks oma ära päris tugevalt ja jälle üle 1000 ringi ja 4 vahet Rachel Jordaniga. Jah, seal tegelikult viimasel ajal võttis ju Henna ühe tagasi oma võimsa iigliputiga, Kristinile napilt puudu. No tegelikult oli ju, mis see oli, 9 pöördit oli, ütle nüüd, Silva Saarinen või? Oli küll jah, täpselt. Aga lisaks 9 pöördile 4-kordne, 3-kordne ja tupla. Et päris korralikult nii-öelda nullis ära kõik selle hea, mis ta tegi. Nojah, aga igal juhul vaatame siis, mis homme saab. Ma arvan, et see ongi see pika turniiri asi, et esimese päeva põhjal on veel vara järeldada, aga vaatame, mis vahed homme on. Stabiilsus loeb. Oled ilmateadet ka vaadanud, mis homme? Ei, ma olen täna korduvalt seda maininud, ma olen väga kehv ilmateate vaataja, ma kuidagi ei jõua selleni, et ma vaatan hommikul aknast välja ja võib-olla kui keegi midagi eelmine õhtu mainib mingite plaanide peale, et ala, ma ei tea, kui on plaanis minna golfi või diski mängima, et lubab mingit vihma, siis ma võib-olla korra vaatan, aga ei, ma olen jah kehva vaataja. No tuleb ikkagi kuivem ilm kuni 23, ütleb praegu. Aga noh, mine seda Eesti asja tea selles suhtes, et öösel vastu tänast käis korralik lahmakas üle ja sadu ja tuul ja kõik. Aga rajad püsisid püsti ja nendel radadel siis homme jätkuvad Euroopa meistrivõistlused. Homseni.